tulevik. Alustame teise episoodiga saatesarjast Energia tulevik. Energiaks on meil endiselt elekter, saatejuhiks on endiselt Glen Pilvre ja saatekülaliseks on täna Timo Tatar, Ignitis Eesti juht. Ja, tere päevast. Kui me vaatame sellist laiemat pilti võib-olla üleüldse siin Põhjamaades ja kus me asume, et kuidas elektri olukord on? On see nagu hea, saab see olla veel parem? Üldine pilt on? No väga keeruline on nagu kuidagi sellise ühe lausega seda kokku võtta. Et ma arvan, et see elektri olukord on muutlik, sest järjest enam elektrit toodetakse muutlikest allikatest nagu tuul ja päike ja eks ta siis natukene peegeldab ka ütleme elektri hindades, et elektri hinnad on kõikuvad. Elektri hind sõltub väga paljudest erinevatest asjaoludest, aga positiivne on see, et nüüd viimase paari aasta jooksul elektri hind on läinud vaikselt kogu aeg soodsamaks, nii et ütleme muutlik, aga muutlik soodsas suunas. No kui minevikku vaadata, siis me oleme ikkagi tulnud ju sealt, kus me põletame põlevkivi kõvasti, meil on olnud omal sellist võimekust. Nüüd viimaste aastatega ikkagi kuidagi on saanud selgeks, et nii me enam edasi ei saa. Ja käivad igasugused diskussioonid kõikvõimalike muude jaamade osas, siin kõrval on see taastuvenergia. Et kas see suund ongi ikkagi sinna poole, et me peame siis panema rohkem seda taastuvenergiat, neid parke või me peaks ikka mingisuguse jaama ehitama siia kõrvale, mis asendaks neid põlevkivijaama? No vastus on, et tegelikult tuleb teha mõlemat, et tuleb teha nii palju kui võimalik tuule- ja päikeseelektrijaamasid, sest see on tegelikult see, millega on võimalik toota soodsama hinnaga elektrit. Tuleb rajada salvestust, sest see aitab meil siis sellisest muutlikust elektrist teha juhitav elekter. Küll veel mitte nii-öelda terves sellises aastajagude lõikes, aga ka nii-öelda selline siis ööpäeva sees, et kui päike päeval paistab, siis õhtul on võimalik juba tänu akule seda elektrit kasutada. Aga tuleb rajada ka tõesti juhitavaid elektrijaamasid. Mis need juhitavad selles mõttes on? Ma vargsi sinna sihtisingi, et põlevkivis enam olla ei saa. Gaas jääb ilmselt üle, mis ei ole tõenäoliselt suugi vist kõige parem variant ja siis on igasugused ulmelised asjad nagu tuumaelektrijaam ja... täna praegu tundub küll, et kõige paremini klapib siis selle tuule ja päikesega, mis loodetavasti tulevikus annab valdava osa meie elektrist. Kõige paremini klapib siis tõesti gaas. Et gaasi elektrijaamasid on suhteliselt kiiresti võimalik püsti panna. Nad ei ole sellised eksperimentaalsed tooted, nagu meil siin Auvere elektrijaam kunagi oli, mida siin aastaid käima pandi, sest prantslased polnud enne põlevkivi elektrijaama ehitanud. Ja ma arvan, need ongi nende suurimad plussid ja gaas on tänaseks ka siis selline globaalselt kaubeldav kütus, et ta ei ole enam ainult siis ühest idanaabri kuskilt maardlast pärit, et seda võib saada üle maailma. Nii et ilmselt juhitav on tulevikus gaas, ilmselt mingil hetkel see gaas asendub siis ka näiteks biogaasiga ja siis see hakkab siis koos mängima siis selle tuule, päikese ja akusalvestusega. Et teda käivitatakse siis nendel juhtudel, kui sellest tuulest ja päikesest ja akudesse salvestatud energiast puudu tuleb. Ignitis on pärit Leedust, kui ma ei eksi. Jah, me oleme selline regionaalne energiaettevõtte ja ka börsil kaubeldav, aga tõesti meie juured on Leedust pärit. Kuidas Leedus on elektriga lood, et põlevkivi seal ei ole? Leedus põlevkivi ei ole ja Leedu, võib-olla selline lähiaja energialugu on see, et pärast siis seda, kui seal 2009. aastal nende kuulus Ignalina tuumajaam kinni pandi, siis nad avastasid ennast ühel hetkel, et nad on sügavas defitsiidis. Ja see sundis leedukatel siis jalad kõhu alt välja võtma ja hakkama arendama siis väga kõvasti tuuleelektrijaamasid. Ma segan korra vahel, et Ignitis põhimõtteliselt ongi selline nagu Eestis oli Eesti Energia põhimõtteliselt või nii öelda? Põhimõtteliselt küll jah, et me nii Eesti Energia kui Ignitis siis kuuluvad siis nagu suures osas siis
vastavalt siis Eesti riigile ja Leedu riigile, aga jah, Ignitis on ka tegelikult börsiettevõte, nii et. Peaks ütlema Ignitis, mitte ma ütlen Ignitis. Ma olen Eestis kuulnud nagu nii palju erinevaid kombinatsioone. Ignitis võiks. No ma ise kutsun seda Ignitiseks. Okei, segasin nüüd seal vahel, et Ignitis hakkas siis vaatama, et elektrit enam aatomitest ei tule. Jah, ja siis pöörati pilk nendele allikatele, mis Leedus olemas on ja üldse, mis meie regioonis olemas on, mis on siis tuul ja päike ja salvestus. Nii et tänaseks Ignitise tootmisportfell koosnebki suures osas siis taastuvatest energiaallikatest. Meil on ka Balti riikide suurim energiasalvesti, mis suudab 12 tundi toota 900 megavatti elektrit järjest. Väga huvitav, kas see tehnilised nüansid on? See on pumphüdroelektrijaam, et see on siis kasutatakse kõrguste vahet. Ja siis tegelikult on meil ka seal varasalves ka mõned gaasijaamad, mida siis käivitatakse nendel momentidel, kus siin meie regioonis seda tuult ja päikest ja salvestust ei ole. See nüüd puudutas siis nüüd Leedu regiooni ikkagi, ütleme nii, eks ole? Tegelikult Ignitisel elekter jõuab igale poole, eks ole? Elekter jõuab igale poole. Balti riigid on hästi ühendatud ja tegelikult Ignitisel on tootmisvarasid mitte ainult Leedus. Meil on ka näiteks Eestis tuulepark, nii et me oleme tegelikult tõesti kõikidel turgudel, kus me toimetame, püüame ka ise siin toota, et me ei ole ütleme Leedus toodetud elektrivahendaja, me tahame olla kohalik energiapartner ettevõtetele ja kodudele. Aga sellest enamik või kui me protsentuaalselt seda nüüd lahti lüüa, et millest tuleb palju? Gaas, tuul, päike, ega rohkem ei olegi? Jah, ütleme meie visioon on see, et me tahaksime aastal 2030 oma siis tuule ja päikese portfelli kasvatada kuskil 4-5 gigavattini, mis on siis 1000 megavatti ja 1 gigavatt, nii et selles suunas me liigume. Täna on meie siis tuule ja päikese portfell juba veidi enam kui 1000 megavatti ja see kasvab päris kiiresti, et sellel aastal siin mõned kuud tagasi avasime näiteks seekord küll Leedus siis Balti riikide suurema tuulepargi, nii et aga püüame kasvada kõikidel turgudel. Kas see salvestusvõimekus, millest nüüd juttu oli, kuidas ma ütlen, et kas see tänases mastaabis on ainult selline killuke sellest, mis oleks vaja ja kuidas see tulevik välja võiks näha? Jah, tegelikult on nii, et nii nagu kasvab siis ütleme energiasüsteemis päikese ja tuule osakaal, nii tegelikult peab sellega käsikäes kasvama ka salvestuse osakaal. Ja see on ka põhjus, miks me laiendame kõigil turgudel oma siis salvestuse võimsusi, rajades akusid, aga samamoodi ka tegelikult sellesama Leedus asuvat vesisalvestit laiendame. Et nagu ma varem ütlesin, siis tuul ja päike, ütleme tegelikult selleks, et sellest maksimaalne kasu kätte saada, käib koos salvestusega. No see on loogiline, jah. Kas seal salvestuse puhul, kui tehnilist tausta veel natuke vaadata, et kuidas see kasutegur ja sellised asjad pumpla puhul on, et on ta selline optimaalselt hea? Ta on, ütleme, ta päris võib-olla akuga võrreldav ei ole, aga mitte väga palju halvem, et me jõuame seal ikka kuskil seal 80-90% ligimaale, et see on siis selle nii-öelda turbiini ja pumba siis nii-öelda kaod, eks ole, et ta on nagu teadaolevatest lahendustest, ütleme, kõige efektiivsem, välja arvatud aku, aga aku häda on see, et akuga on võimalik salvestada siin efektiivselt võib-olla nagu 2-6 tundi, eks ole, et sealt edasi ta hakkab juba, ei ole enam optimaalne, et nagu ma ütlesin, selle vesisalvestiga tegelikult saab 12 tundi järjest toota 900 megavatti, see tähendab siis ka muidugi, et varasemalt on vaja siis see vesi sinna mäkke pumbata. Aga see füüsiliselt välja näeb siis kuidas, kui seda niimoodi lihtsalt kirjeldada, mingisugune suur, ma ei oska öelda, järv on kusagil, mida siis pumbatakse ühest kohast teise. Ma arvan, et see järv on kõige parem nagu kirjeldus, et sellise suure mäe otsa on rajatud suur veehoidla, mis eemalt vaadates paistab tõesti välja nagu järv. Ja siis saab tühjaks mingil hetkel. Ja ühel hetkel saab tühjaks ja seda järve siis pumbatakse täis siis ütleme siis mäe all olevast jõest, et esi pumbatakse üles jõest. Ja siis läheb sinna jõkke tagasi. Ja siis toodab elektrit. Hästi tüüpiliselt, kui elekter on väga odav, mis tähendab seda, et teda toodetakse rohkem, kui teda keegi tarbida suudab, siis sellisel juhul pannakse see suur pump tööle, pumbatakse vesi jõest üles järve ja siis kui elektri hind on kallim, mis tähendab, et turul on defitsiit, siis see vesi voolab mäest alla ja toodab meile elektrit. No kas selline mägi ja jõgi oleks Eestist ka võtta?
jah, teoorias on see ka Eestis tehtav ja noh, Eestis on ka ju mitte küll Ignitisel, aga siin meie konkurentidel ka ju siin selliseid mõtteid. No mõtteid on kuulnud, aga need ei ole ju teostunud. Need ei ole teostunud jah, et ega see häda on ikka see kõrguste vahe olemasolu, et siin Eesti arendajad on ju plaaninud seda teha, eks ole, siis läbi selle, et kaevata maa sisse väga sügav auk ja siis see alumine järv oleks siis sügaval maa sees ja siis see ülemine järv oleks siis meri, et ka nii on võimalik teha, aga noh, siis sellisel juhul see projekt oleks esimesed 5 aastat, ma usun, lihtsalt üks suur nagu karjäär või kaevandus, enne kui see lõpuks sinna jõuab, et seal on võimalik ka siis energia toota ja salvestada. Aga noh, Eesti olusid siis vaadates meil siin väga palju variante ei olegi siis taoliseid salvesteid teha. No meie parim variant täna, mida toetab ka see, et tehnoloogia hinnad on odavnenud ja kiirenenud, on ikkagi energiasalvestid, et akud on ju läinud ikkagi nagu kordades ja kordades odavamaks ja see nagu hindade alanemine ju jätkub, eks ju. Aga noh, akude puhul kas see argument ei ole ka see, et iga ajas on selline riknev toode, erinevad salvestist, noh seal pumbad ka võib-olla kuluvad ja mis iganes, aga noh see mägi ja järv ja jõgi ikkagi nagu on suhteliselt jäävad nähtused võrreldes akuga. Tõsi, aga mulle tundub, et see, ütleme, akude kiire riknemine on ka üks selline linnalegend, mis nagu ringleb. Ei no mitte kiire, aga ikkagi noh energiamastaabis. Aeg-ajalt jah, ühel hetkel tuleb seal hakata ütleme siis neid akutselle vahetama aga noh, see on selline üsna nagu prognoositav tegevus, see aku efektiivsuse vähenemine ei tule kuidagi üllatuslikult, et sellega on võimalik äriprojektides arvestada ja noh, kuna see tehnoloogia muutub järjest soodsamaks, siis ta tegelikult täna nagu enam mingisugune selline suur probleem või peamurdmise koht ei ole, et nagu kõik asjad kuluvad ja väsivad, siis eks samamoodi tuleb ka seda akut korras hoida ja aeg-ajalt siis. See mõte ikkagi Eesti mõttes siis pigem, noh küsin niipidi, et tundub teie vaatest utoopiline, et teha selline järv maa alla ja sinna pumbad pigem akud või kui seda niimoodi hinnata? No ma ei taha nüüd, ütleme, konkurentide projektide kohta midagi halvasti öelda. See on selline nagu huvitav areng olnud. Mõtlen, et kord räägitakse ühte, et hurraa, teeme nii ja siis tõmmatakse sellele nii-öelda otseses ja ülekantud tähenduses vesi peale jälle ja. Ja vesi peale, et ütleme nii, et tegelikult muidugi turul oleks sellist pikaalist salvestust rohkem vaja, nii nagu Ignitises on see olemas, et turul kindlasti oleks nõudlust, et seda oleks veel, aga noh, tõesti need on väga kapitalimahukad investeeringuid ja neid, ütleme sellises tänases turuolukorras, kus seda, ütleme, ettenähtavust väga palju ei ole, on keeruline finantseerida, et ma seda nagu möönan, et aga noh, kui keegi selle turul ära teeb, siis kindlasti ütleme, ühiskond sellest kindlasti võidab. No see tundubki ju niimoodi ikkagi täiesti, selleks ei pea isegi olema teadlane, et aru saada, et kui on päike ja tuul, siis on elekter ja kui seda on palju, siis oleks vaja see ju kuskile panna ja öösel seda enam ei ole, et kuidas üldse täna Eestis ja regioonides, kus selliseid mägesid ja järvesid ei ole ja salvesteid, kuidas see taastuvenergiaga siis üldse hakkama saadakse? Saadakse hästi üllatavalt hästi, et ma olen ise energiasektoris tänaseks umbes 25 aastat toimetanud ja ma mäletan, et kui ma kunagi noor tudeng olin, siis räägiti, et jah, et seda taastuvenergiat selleks, et ta seda süsteemi täiesti nässu ei keeraks, et noh, seda on vaja sinna heal juhul 20%, et ülejäänud peab olema siuke kindel ja taastuvenergia, või kindel ja siis juhitav energia, et noh, tänaseks on siin näiteid küll ja küll süsteemides, kus taastuvenergia osakaal on jõudnud sinna 70-80%, eks ole, et. Kuidas ta siis ikkagi, no ma ei saa ikka täst aru, kuidas ta siis töötab, kui noh, öösel ei ole tuulevaikne öö, mis siis saab, siis ju ei ole seda. Selleks jah, ütleme, sul on vaja sinna kõrvale, nagu me siin alustasime, ka midagi juhitavat, eks ole, mida sa saad käima panna, aga noh, loogika on see, et neid tunde, kus sul siis midagi vaja käima panna, noh, neid peaks olema võimalikult vähe, eks ole, et sellele aitavad kaasa ka ühendused naabersüsteemidega, kui mul ei ole parasjagu soodsat taastuvenergiat, äkki on mu naabril üle. Et noh, tegelikult see, mida suurem on see energiasüsteem, noh, seda optimaalsemalt ta tegelikult toimib, eks ole. Aga noh, teisest küljest sa ei saa ainult välisühendustele loota. No jah, ma mõtlen, et kui sa loodad, et äkki naabril on öösel elektrit ja naaber loodab, et äkki sinul on öösel elektrit, siis on lõpuks see süsteem peaks toimima nii nagu ütleme natuke nagu NATO kollektiivkaitse on, et noh, et me üheskoos ilmselgelt oleme tugevamad kui üksi, aga ainult juhul, kui kõik oma osa ära teevad, et kõik arendavad
ütleme siis nii palju kui võimalik taastuvenergiat, aga siis nii-öelda tagavad ka selle, et kuskil on olemas midagi, mis käivitada siis nendel momentidel, kui seda taastuvenergiat ei ole võimalik otse tarbida ega ka siis salvestatud kujul tarbida. No siit võib-olla ongi kohe üks väike samm siis elektri hinnani. Täna me möllame siin Nord Poolis ja teame väga hästi, et kui on hind kõrge, siis on hädakisa ka kõrge ja vastupidi, et kui on nüüd üks ettevõte, kes omab siis ütleme mingit suurt tuuleparki või muud taastuvenergiaparki, siis mul tekiks ka kohe nagu õigustatud äriidee, et aga äkki ma teengi sinna kõrvale mingisuguse väikse kalli gaasijaama ja siis vaatan, kui hind on selline madal, siis jätan natuke puudu ja siis ütlen, et minu gaasijaam saab ka nüüd tööle minna ja siis ma teenin oma kogu selle suure tuulepargi pealt nagu meeletuid kasumeid ehk et kogu see Nord Pooli nagu marginaalhinnastamise süsteem. Et kas on see nagu tõesti parim või niimoodi kõrvaltvaatajana kohati tundub, et see on nii absurdne nagu tarbija vaates? No esiteks jah, siin Eestis räägitakse nagu sellest Nord Pooli hinnastamise süsteemist nagu millestki väga sellisest unikaalsest, et tegelikult töötavad sama loogika alusel kõik elektribörsid üle maailma ja tegelikult ka üldse kõik teised kaubabörsid üle maailma, et samamoodi kaubeldakse kohvi, kakao ja nafta ja metalliga, et see on selline kõige optimaalsem kauplemise süsteem juhul, kui su kõik kaubaühikud on identsed, et väga tihti ju tuuakse näidet, et kuulge, aga Nõmme turul ju nii ei toimi, et hinnad on kogu aeg või nii-öelda, et viimane pakkuja teeb kogu turule hinna, eks ole. Aga noh, Nõmme turul, kui sa seal ringi jalutad, siis on nagu need maasikad on veidi erinevad, üks on varasem sort, üks on punasem, üks on suurem, üks on väiksem, et see on tegelikult see erinevus, et kui seal kõik kauplejad kaupleksid täpselt identsete maasikatega, no mis kilovatt-tund elektrit ju on, eks ole, et need on täiesti identne, siis kõige optimaalsem lahendus ongi tegelikult selline marginaalse hinnastamise süsteem, sest kõik teised süsteemid lõpuks viivad sinna, et sul ei ole mõtet odavamalt müüa seda toodet, kui on siis viimase nõudluse jaoks vajaliku ühiku müümise hind, eks ole, et noh, lõpuks tegelikult pärast pikka sellist katsetuste perioodi, lõpuks me jõuaksime ikka sellesama marginaalse hinnastamise süsteemini, et noh, seda tegelikult on, ütleme, aastasadade pikkused sellised kauplemised ja turgude optimumi leidmised nagu avastanud ja ma usun, et kui keegi leiaks mingisuguse veel efektiivsema süsteemi, mis nagu A välistaks spekuleerimise ja nagu B oleks tarbijale kasulik. No ilmselt siis me teaksime, et meil on siin uus Nobeli majanduspreemia nagu soolas kellelgi, eks ole, et noh, tegelikult see on tõesti selliste suurte kaubaturgude kõige efektiivsem kauplemise mudel. Ehk et kui seal oleks siis niipidi mudel, et igaüks küsib seda, mis ta saab, siis tegelikult viiks see siis selleni, et küsitakse juba noh, ma ei tea, kas liiga kõrget hinda või hakatakse nii-öelda spekuleerima juba selle küsimisega. Täpselt, kui sa ühel päeval avastad, et minu identsed maasikad, millegipärast ma müüsin 3 korda odavamalt, kui Glen müüs oma identsed maasikad, siis ma homsel päeval tuleksin ja tõstaksin oma hinna täpselt sama kõrgeks, kui on Gleni identsed maasikad. Et seal hakkab siis nagu selline konkureerimine juba selle pakkumise tasemel, mida täna ei ole, eks ole. Täna ei ole, sest täna ma teen oma pakkumised turule ja siis nii-öelda lõpuks siis nii-öelda nõudlus paneb paika ka, mille mina saan, eks ole. Aga ikkagi tulles nüüd selle küsimuse alguse juurde, et kas see mehhanism on siis niivõrd ikkagi lollikindel, et selline skeem ei läheks läbi, et selline suur tootja ikkagi vaatab oma portfelli sisse ja just nimelt optimeerib sellise juhitava kalli võimsuse kuskile sinna serva peale, et siis see käima tõmmata. Ta saaks seda teha võib-olla teoreetiliselt, on olemas muidugi turujärelevalved, kes pidevalt ju turul neid selliseid kahtlaseid mustreid ju otsivad, eks ole, ja sekkuvad ja need trahvid on tegelikult üüratud. Ütleme, aga noh, nii-öelda seda mõttemängu edasi mängides, noh, ta saaks võib-olla neid selliseid manipulatsioone teha juhul, kui see turg oleks selline väikene paari üksikosalisega, eks ole, kui me siin umbes 3 istuksime ümber laua, siis noh, võib-olla tasuks nagu selliseid mänge nagu katsetada, aga noh, ütleme Nord Pooli süsteem, noh, see on ju tegelikult ühendatud teiste hinnapiirkondadega ja isegi siin Balti riikides on tänaseks neid erinevaid suuremaid ja väiksemaid tootjaid nii palju, et ei ole ilmselt nagu mõistlik sul seda süsteemi kavaldama hakata, sest
pakkujaid on alati väga palju ja noh, seda enam, kui veel need tootmisviisid on väga erinevad, eks ole, et nii et pigem selle spekuleerimise välistab siis tõesti see pakkujate paljusus ja turu järelevalve. No siin on olnud ikkagi hetke tõesti, kus see hind on olnud ju anomaalselt kõrge ja siis pärast on selgunud, et pigem selle asemel oleks võinud kuidagi, kuidas ma siis ütlen, kommunikeerida kas või tarbijatele, et keetke üks tass kohvi vähem ja see hind ei oleks nii-öelda sinna lõpututesse kõrgustesse hüpanud, et kas kuidagi on selliseid asju võimalik nagu selle mehhanismi puhul tulevikus ikkagi vältida? Jah, tegelikult ju energiaturgudel täna kaubeldakse nii selle elektriga, mida sa siis pakud, kui ka selle nii-öelda võimalusega, et ma jätan mingisuguse koguse tarbimata homme. No minu küsimus oligi sihitud sinna, et puudu jääb tegelikult nagu hästi vähe, mis justkui lükkab kõik täielikku kaosesse. Jah, ja noh, tegelikult tänasel turul, ma nagu ütlengi, igal päeval osalevad ka näiteks suurtarbijad selle pakkumisega, et kui elektri hind läheb mingisugusest tasemest kõrgemale, siis ma jätan oma koguse kellegi teisele tarbida. Nii et nagu mõnes mõttes see selline turu siis tarbimise paindlikkus tegelikult täna juba osaleb turul. Ja noh, muidugi see ei välista seda, et mingitel teatud momentidel paar korda aastas jõuab ikkagi see nõudluse pakkumise ristumispunkt selle koha peale, kus me loeme ajalehest, et homme on hind kallis, eks ju, et ja noh, ka see tegelikult nüüd me jõuamegi sinna nii-öelda börsihind versus fikseeritud hind valiku juurde, eks ole, et lõpuks see, et kas ma ostan oma elektrit börsilt, on ka minu selline riskitaluvuse küsimus, et väga paljud Eesti ettevõtted ja tarbijad ei vaata iga päev, mis see homne elektri hind on oma elektri hinna ära fikseerinud, et mõnes mõttes see nii-öelda rahvaspordina elektrihindade börsil jälgimine, mis Eestis siin vahepeal tundus, et on tõesti nagu sama levinud kui diskgolf, et see on tegelikult nagu inimeste vaba valik, et nad on nii-öelda selle börsi hinna endale lahti jätnud. Aga kui me räägime nüüd siin ettevõtetest, Eestis on ju ettevõtteid, kes vist tahavadki siit oma tootmist ära viia suurtarbijad, öeldes, et see asi kohe üldse ei toimi. Et mis lahendus see üldse oleks, et meil oleks siin sellised ettevõtted, kes siis kulutaks palju elektrit, aga samal ajal tooks ka ikkagi kohalikku majandusse raha? No kõigepealt ma muidugi ütleks seda, et kui me vaatame nagu siin Euroopa Liidu riike, siis tegelikult Eestis, ütleme Eesti elektri lõpphind nii kodutarbijatele kui ka tööstustele tegelikult on pigem selle Euroopa riikide võrdluses alumises otsas. Aga allpool on ikkagi Põhjamaalt või jääb paremini? Jah, ütleme meie traagika natuke see, et me kipume ennast võrdlema, eks ju, ütleme Euroopa meistritega elektri hinna mõistes, mis on vaieldamatult Soome ja võib-olla need Norra, need ülemised piirkonnad, kus on palju tootmist ja vähe tarbimist ja sellega võrreldes jah, meil on alati hind veidi kallim, eks ole, ja selle pealt on võimalik lõputult teha neid pealkirjasid, et meie hind on kallis, eks ju, et tegelikult sellisel suures Euroopa vaates meie hind pigem on odavam. Ja eks tegelikult ju need lahendused, kuidas me siin Eestis oma elektri hinda soodsamaks saame, ongi siin ka läbi käinud, et me ilmselt siia selliseid suuri mägesid rajama ei hakka, nagu on Norras. Me ei saa ilmselt siia rajada ka ütleme 40 aastat juba töötanud vana tuumajaama, eks ole, mis on oma kapitalikulud tagasi teeninud ja mis suudab teha väga nii-öelda soodsa marginaalhinnaga pakkumist, et need lahendused, mis Eestis saada ongi tegelikult siis tuul ja päike ja siis nendel momentidel, kus seda piisavalt ei ole, siis mingisugune kiirelt käivituv jaam, mis meil nagu üleliia kõrgeid püsikulusid kaasa ei too, et see on see meiesuguste riikide optimum. Ja teine valik loomulikult on siis rajada lõputult ühendusi, ma ei tea, Põhjamaade suunas. Aga sellega käib kaasas jälle see risk, mis nüüd viimased paar aastat on ka realiseerunud, et kui need ühendused siis ühel hetkel katkevad, siis me oleme nende lahendustega peame hakkama saama, mis meil parasjagu on ja kui me ise pole investeerinud tuulde ja päikesesse, siis teebki meil siin mingil perioodil hinda mõni vana kallis gaasi või põlevkivi elektrijaam. Ühendustest rääkides
toimus siin talvel või oli see kevadel, ikka talvel pigem, see kurikuulus desünkroniseerimine. Ja see toimus siin 8. veebruaril. Just ja kõik läks iseenesest hästi, aga peale seda ikkagi hakkasid ilmuma sellised kuuldused ja jutud, et kõik asjad, elekter sealhulgas läheb nüüd väga palju kallimaks tänu mingitele tehnilistele nüanssidele. Kuidas seda niimoodi kommenteerida inimesele, kes üldse sellest aru ei saa, mina sealhulgas? No esiteks elektri hind nüüd ei ole küll märgatavalt kallimaks läinud. Pigem on tegelikult aga aeg-ajalt mingi, ma nagu mäletan mingi pealkirju, et me peame ehitama reservvõimsus oli vist see võlusõna ja nii edasi. Millest nagu räägitakse on see jah, et kui me olime nii-öelda enne 8. veebruarit selles nii-öelda prellsüsteemis, kus meie sagedust hoidsid venelased kuskil Volga kaskaadis, siis nüüd alates 8. veebruarist me siis Balti riigid peavad seda sagedust ise suutma hoida. Ja selleks, et seda sagedust hoida ja mis see sagedus tegelikult tähendab, see tähendab seda, et sul peab igal ajahetkel olema elektrisüsteemis 50 hertsi ja see selline lubatud siis selline kõikumine on väga, väga väike. Selleks käivitati nii-öelda eraldi turg, kus siis sisuliselt päeva sees kaubeldakse siis üles või alla koormamisega, et kui selgub, et nagu elektri tarbimine on suurem kui selle ajahetke tootmine, siis on vaja kibe kähku mõne sekundiga süsteemi võimsust juurde. Keegi peab siis sulle müüma mõned megavattid elektrit kas siis ülespoole või siis kui on vastupidine juhus, et elektrit toodetakse rohkem kui tarbitakse, siis on sul vaja leida keegi, kes on valmis mõne sekundi jooksul oma siis tarbimisvõimsust suurendama. Ja nende sellist üles ja alla koormamisega tegelikult siis kaubeldakse turul. See on siis nüüd seal Nord Pooli kõrval täiesti mingi teine. See on siis teistsugune turg, see on siis selline sagedusturg ja siis see turg tegelikult ongi see, mis on siin tegelikult mitte ainult Balti riikides, vaid tegelikult üle Euroopa viimasel ajal raskusi valmistanud, et seal on hinnad läinud väga kõrgeks teatud momentidel, kaubeldakse küll väga väikeste kogustega, mõnikord mõned megavattid, aga nende hinnad on väga kallid. Ja see lõpuks tavatarbijale nagu minule ja sinule väljendub selles, et siis elektris ütleme see marginaal, mis on seal börsi hinnal juures, see siis on seetõttu läinud või on sellel aastal võib-olla veidi kõrgem, kui ta oli paar aastat tagasi, sest jah, nagu ma ütlesin, paar aastat tagasi neid sagedusturgusid sellisel kujul siin vähemalt meie regioonis vaja ei olnud. See sageduse hoidmise teenus tuli kuskil Vene elektrisüsteemis, kuskil Volga kaskaadis natuke siis keerati mingi kraani rohkem lahti ja see nagu lahendis ära selle asja. Ma just mõtlengi, et ikkagi ju energia liikus tegelikult, me räägimegi sünkroniseerimist, tegelikult liikus ju energia siit siis Venemaale ja ka vastupidi ju. Jah, ütleme see elekter nagu loksus natukene üle piiri, et selle elektriga me Venemaaga juba enam tegelikult aastaid ei kaubelnud. Aga täpselt seesama selline, ütleme siis selline tasakaalu hoidmine, selles osas meil oli siis selles vanas süsteemis nagu rohkem, ütleme siis sellist loksu. Ehk sealt keegi nagu arvet ei esitanud kummatki pidi? Arvet nüüd viimastel aastatel enam ei esitatud, et kunagi ammu esitati, aga siis kui meil nüüd siin venelastega väärtuskonflikt tekkis, siis loomulikult me enam nendega ka neid arveid siin ei vahetanud. Aga nüüd siis uuemal ajal, see ei olnud ilmselt üllatus, et nüüd ikkagi läkski siis arvete esitamiseks nende hoidmisel. Nüüd me siin esitame neid arveid ja muidugi positiivne on see, et ega see raha lõpuks jääb siin Balti riikide tarbijatele või tähendab tootjatele, eks ole, et tänu sellele reservide turu käivitamisele on Eestis täna nagu rajamisele rajatud väga palju näiteks neid samu akusalvestid, eks ole, mis on täpselt võimelised siis nagu selle nii-öelda momentaalselt kas siis võimsust suurendama või siis nagu tarbimist suurendama. Ja kokkuvõttes on see ju nagu elektrisüsteemile kasulik, nagu me ka ju siin varem rääkisime, et meil seda päikese ja tuule kõrval seda nagu salvestust on vaja. Nii et mõnes mõttes sagedusturg on tekitanud siis sellise täiendava rahavoo nendele vajalikele akusalvestitele. Ja need investeeringud praegu tulevad siis nagu päris rohkelt. See sagedusturg on nüüd midagi, ilmselt mida tavaline inimene küll ei tahagi ja ei huvita vaadata, aga kui ta tahaks, kas ta näeb, see on avalik börs kusagil, et ma saan vaadata. Jah, sisuliselt
on jah olemas veebilehed, kus on võimalik tõesti nii nagu seda Nord Pool Spoti hinda on võimalik vaadata, on võimalik ka näha siis, kuidas kaubeldakse siis selle sagedusturgudega üles. kas see läheb ka samamoodi, on see kuidagi ette prognoositav või see on siis veel väiksema ajavahemikuga kui Nord Pooli reeglid? jah, seal nüüd seda tõesti seda päev ette turgu ei ole, et me saame iga päev kell 2 teada, mis on homsed hinnad. seal tegelikult on see nagu sisuliselt online'is, et keegi ütleb, et nüüd jäid puudu ja siis keerame. No, sisuliselt küll jah, need on nagu ma ütlesin, eks ole, et need tooted on seal nagu väga nagu lühikese ette teatamisega, et sest nagu ma selgitasin, see nagu elektrisüsteemi tasakaal peab igal ajahetkel olema tagatud. Täna teie vaatust ka on energiatootjana, on sellist ootamatut lüliti keeramist jutumärkides nagu palju või kui stabiilselt see asi julgeb meile? Noh, ütleme seda oskab tegelikult Elering kõige paremini kommenteerida, aga nad hiljuti just seda siin ka meedias nagu selgitasid, et seni midagi kriitilist ei ole olnud, nagu mingid väga suuri apsakaid, kus no, nagu kriitiline oleks just see, kui ta langeb ilmselt mõlemal juhul. Tegelikult mõlemal juhul nagu kriitiline, et kui ühtäkki selgub, et tootmist on liiga palju ja tarbimist liiga vähe või vastupidi, eks ole, et see nagu tasakaalust väljas olek on halb mõlemat pidi, et seni tundub, et vähemalt selle osaga nagu kenasti hakkama saadud, et kus probleeme ongi täpselt selle turu käima saamisega, et eks esialgu on neid pakkujaid ka natuke vähem olnud. Praegu veel väga mitmed suured akuprojektid siin Balti riikides on valmimas ja noh, siis ta lõpuks see turg ka nagu rahuneb, aga ilmselt võtab natukene aega. No sisuliselt see pakkuja ongi ka samal ajal elektritootja ise ilmselt, ega ei ole siis ainult nii, et mina mõtlen, et teeme äri ainult selle peale, et rikastun sünkroniseerimisega, et pigem ma siis ikkagi olen ju elektritootja ka juba. Ja põhimõtteliselt küll jah, et need samad tootjad, kes osalevad päev ette turul ja võib-olla kogu oma võimsusega päev ette turul ei õnnestunud nagu turule pääseda, noh need samad tooted osalevad siis ka nagu päevasisesel turul, et. Nii, aga räägiks veel paar sõna hoopis tükkis nüüd elektriautodest. Mina olen ise suur, kuidas ma ütlen, entusiast, ma saan aru, et sul on ka elektriauto. Ja, ka mina juba tänaseks olen entusiast. Ei saagi olla ikkagi elektrifirma pealik ja sõita võib-olla tossava autoga ringi või? Jah, selleks peaks võib-olla naftafirma pealik olema, et ja naftat me ise ei tooda, elektrit toodame ise, siis on loogiline, et kasutame oma toodet. Just sellest aspektist ma olen nagu aru saanud kuidagi, et sellises meedias, nagu ma seda pilti vaatan, väga palju rõhutakse sellele, et paneme igale pool neid kiirlaadijaid, paneme neid muud ka rohkem. Neid on tõesti täna iga nurga peal juba on võib-olla vale öelda, aga peaaegu iga järgmise nurga peal erinevad ettevõtted. Samas kui see kodune laadimine on ikkagi nagu number 1, ma näen ise elektriauto tarbijana, või kasutajana, et need korrad on väga harvad, kui ma tegelikult kasutan kiirlaadijat. Muidugi on tore, kui ta seal olemas on. Aga see minu segane jutt viibki nagu välja võib-olla sinna, et mulle tundub nagu sügavalt äriliselt ebakasumlik ja mõttetu ülikalleid kiirlaadijaid üle maa puistata. Samal ajal inimesed ei osta elektriautosid sellepärast, et nad ei saa ju kodus laadida. Ehk et kuidas nagu seda tasakaalupunkti üldse nagu vaadata? Jah, no ütleme ka Ignitisel on Eestis tänaseks enam kui 100 laadimispunkti ja neid tuleb siin iga nädal mitu tükki juurde ja me kasvame päris kiiresti. Ja me täpselt sihime seda kiirlaadimise segmenti. No, aru saad, et muidugi on tore, kui ta välisriiki lähed reisima või sõidad ka oma riigis palju edasi tagasi. Me tegelikult seda tänast laadimisvõrku ei raja silmas pidades, et meil Eestis on varsti 10 000 elektriautot, mis nüüd siin ilmselt sellel kuul või järgmisel kuul täitub. Me ikkagi täna vaatame seda turgu, mida me näeme täna Norras ja mõnedes Põhjamaades, kus ütleme, see elektriauto on juba valdav ja nagu seal me täna ikka näeme seda, et laadimispunktide taga on tihtilugu järjekorrad, nii et me praegu lahendame seda probleemi, mis võib-olla mis Norras ja Taanis ei õigel ajal lahendamata, et me täna ikkagi rajame neid ette. Aga ikkagi kodus laadimine, et kuidas keskmine tavaline inimene tahab osta elektriautot ja ta varem või hiljem, pigem varem põrkub selle probleemi otsa, et ma ei saa kodus laadida, eriti kui on kortermajadeks. No ma ei tea, olles ise, ütleme ka elektriauto kasutaja nüüd juba mõnda aega, siis ka minu jaoks muidugi see oli üllatus see, kui vähe mul tegelikult selle laadimist vaja on, et kui ma. Ja sa mõtled siis nagu avalikku laadimist? Ei avalikku ka kodust laadimist tegelikult,
ma ei tea, minu läbisõidud, ma nüüd viimase aastaga olen umbes 25 000 kilomeetrit sõitnud, aga eks ma kodus panen ta laadima võib-olla nagu korra 2 nädalas, et ja kui ma tihtilugu just kuulan seda meediakajastust, siis mul jääb mulje nagu justkui peaks nagu olema kõikide kortermajade ees kõikides parkimiskohtades laadimispunktid, et nagu tegelikult ei ole ju seda vaja, et kui neid laadimispunkte on seal kortermaja juures võib-olla, ma ei tea, viiendik või ütleme 5% või 10% neist või nendes parkimiskohtades, siis tegelikult ma usun, et nagu enamikele juba piisab sellest, et nii nagu ei ole kõikides parkimiskohtades nagu bensiinitankureid ja me kuidagi saame hakkama, nii tegelikult ma arvan, et sama juhtub ka elektriauto laadimispunktidega, et korterite juurde tekivad kindlasti siis sellised mõned ühistu opereeritud laadimispunktid ja noh, nendest nagu ma arvan, et valdavale osale ka korteri omanikele piisab. Ja ka meie nagu strateegia näeb ette, et me ka näeme tulevikus, et valdav osa laadimisest inimesed ikka teevad kodus. No ja see avalik laadija pigem ongi siis see teenus, kus on vaja natukene juurde saada selleks, et koduni välja sõita. Või siis sellised nagu pikemad sõidud, eks ole, siin lähme siin septembris kuhugi Peipsi äärde sibulaid tooma, et siis kuskil on hea juurde vaja võtta, eks ole. Lihtsalt ma näen nagu mustrina seda, et tavaline bensiinimootoriga sõitja kipub nagu mõtlema sellest tankimisest ka elektri mõistes samamoodi, aga tegelikult olles elektriauto kasutaja, siis tegelikult see laadimine ei ole nagu eraldi tankimine, et noh, ta on pigem ongi see, et ma lähen koju ja panengi juhtme taha, ta taimeriga laeb siis, kui ta laeb. Ehk et siin ongi natuke see vastuolu, et tegelikult olekski seal kortermajas ka piltlikult hästi mugav, kui kõigil oleks see juhe taga ja siis see tark süsteem ise vaatab, millal ta neid autosid laeb. Et see lisaks kahtlemata ühe stressifaktoriga, ma peaks nüüd iga õhtul mõtlema, et kas see koht on vaba, kas ma saan nüüd minna sinna laadima. Ehk et tegelikult minu elus tavaliselt või noh, ütleme mustrist on ammu kadunud ära see mõiste, et ma laen autot, eks ole. Ma lihtsalt panen talle saba taha, kui ma lähen koju ja siis ta on hommikul nii täis, kui ma tahan. Et see hetk, et ma lähen teda eraldi laadima, pigem ilmnudki siis, kui ma lähen kuskile reisile, kasutan kiirlaadijat. Ja ka siis on muidugi ka oluline pigem see, et ma ühildaks selle mingi muu tegevusega, eks ole, et noh, kui lähme bensiini võtma täna, siis me justkui sõidame bensiinijaama, tangime, ootame, sulistame ära, sõidame edasi. Aga elektriga peaks ta olema pigem nii, et me läheme pissile, nii kui auto laeb, tagasi ja sõidame edasi. Jah, sellega olen nõus, jah. Ja ma usun, et ka korterite lahendused hakkavad tulevikus olema sellised, kus siis on see siis mingisugune selline lihtne aplikatsioon või midagi muud, mis nagu võimaldab selle juhtme tahapaneku nagu lihtsalt lahendada, et nagu seda ma jätkuvalt ei usu, et see oleks ilmselt väga suur üleinvesteerimine, kui nagu kõik kortermaja, kõik parkimiskohad oleks selle sama kaabeldusega varustatud, et lihtsalt see tehnoloogia on täna nagu nii kaugel edasi arenenud võrreldes sellest momendist, kui kunagi siin võib-olla aastaid tagasi, ma ei tea, see eurodirektiiv tuli, millest siin palju räägiti, kus öeldi, et pooled kaubanduskeskuse parklakohad ja pooled kortermaja kohad peavad olema juhtmega varustatud, et noh, see minu enda elektriauto, ma ei tea, siin suvine läbisõit on siin mingi 480-500 kilomeetrit. Ma nõustun, jaa, tavaliselt. Mul ei ole seda vaja, eks ole, et mulle tegelikult piisab, kui ma saan korra nädalas siin kuskil mingisuguses kuidagi endale prognoositaval viisil seal kodus selle laadimise ära teha ja noh, ülejäänud aeg võiks seda naabrit kasutada, et ma arvan, et see on nagu palju mõistlikum kui see, et mul on iga koha peal oma laadimiskoht, eks ju. No kiirlaadimisest nüüd veel rääkides, hiljuti sattusin Lätti autoga, kuhu ma ei olnud muidu elektriautoga sattunud, ma olingi kogu aeg kodumaal põhimõtteliselt kõik need aastad ringi sõitnud ja no ikkagi seesama vana probleem, et mul on vaja mingit äppi või mul on vaja mingit kaarti või ühesõnaga, et see, et ma pangakaardiga maksta, see ikkagi reeglina ei toimi ja noh, see ikkagi paneb nagu andesõnu kasutama, et kuidas nagu vaadata kogu seda laadimist ja äpindust, et kas kunagi tuleb aeg, kui ma saan tõesti, kui ma tahan, siis ma saan pangakaardiga maksta. No mõnes laadias see vist nii on, aga noh, minu kogemus lihtsalt Lätis ikkagi oli, ma tegin ka eeltööd, aga ikkagi ma praegu isegi täpselt jään vastuse võlgu, mis ettevõtte laadijat ma seal parajasti piinasin, aga ma arvan, et Ignitis vist võis ka olla üks, kas Elektrum on mingi teine ettevõte? Elektrum on jah, üks meie konkurent, vabandust. Et vaat seal oli mitu ettevõtet, aga igal juhul ma ikkagi avastasin jälle ennast vandumas selle koha peal, kuidas mul ei ole seda vajalikku äppi ja kuidas mul ei tööta.
oskad sa kuidagi lohutada? Kaks teemat lohutuseks, et esiteks siin on nüüd see koht, kus nagu ütleme Euroopa direktiivid on sulle appi tulemas, et on kohustus siis operaatoritel varustada oma kiirlaadijad siis pangakaardiga maksmise võimekusega, nii et seda tegelikult siin ma arvan, et juba ütleme aasta pärast on see olukord juba oluliselt parem, et on võimalik ka Ignitise laadijates maksta kaardiga. Ja teiseks muidugi see, et ega lõpuks ikka tasub see äpp alla laadida, et seda enam, et need sellised tüüpiliselt Balti riikide sisesed sõidud on võimalik selle ühe äpiga ära lahendada, et seesama meie enda Ignitis on äpp, toimib suurepäraselt kõikides Balti riikides ja me ei peagi nagu rohkem nagu sellega pead murdma, et kasutad seda siin kodus nädalavahetusel nagu toidupoodi minnes või samamoodi kui sõidad kuhugi Palangasse või Riiga või Klaipedasse, et seesama äpp töötab. No ma saan aru, et see äpi põhjus energiamüüja poolt vaadatuna on kuidagi see, et sul on siis võimalik personaliseerida seda klienti või ka saada seda raha kuidagi odavamalt kätte või kas need võiks seal paralleelsed olla või kuidas see lahti seletada? Tulevikus nad hakkavadki paralleelselt olema, et nagu ma selgitasin, et pangamaksed, kaardimaksed jäävad, aga ausalt öeldes see äpp on ikka väga mugav viis, et kui mul varem oli bensiinimootoriga auto, siis ma ka lõpuks ikkagi olin ennast nii ära optimeerinud nende tankla äppidega, et nad lihtsalt on nagu tänapäeval nagu mugavam viis, kuidas seda ostu sooritada ja samamoodi ka nende laadijatega, et meil on ka need RFID kaardid, eks ole, mis on võtmehoidja küljes ja toimivad kõikidel Balti turgudel, et valid endale sellise eelistatud laadimisteenuse pakkuja ja tegelikult see on selline ühekordne pingutus ja pärast seda oled aastaid muretult. Ei vaidle jah, koduses lokaalses regioonis ka, minul on kahe meie sellise põhilise vanima pakkuja 2 kaarti muidugi, mida ma kasutan ja olgu, et laadijaid on täna väga palju kiirlaadijaid, ma nagu ikkagi lähen sinna, aga samal ajal kui ma nagu teaksin, et igal pool ma saan oma pangakaardi läbi tõmmata, siis võib-olla ma ikkagi seda stressi nagu poleks, eriti siis, kui ma lähen välismaale, eks ole, ei taha mingit planeerimist teha. Aga veel kord, kui nüüd tullagi selle äpi juurde veel lõpetuseks korraks tagasi, kas see äriidee, et kiirlaadijasse võtta kaasa ka kodune elekter, kui see on börsihinnaga, kas see oleks ka midagi, mida te võiks kaaluda? Jah, osad meie konkurendid seda täna Eestis teevad, me ise seda ei tee, me pigem jälgime, vaatame, kuhu see turg areneb. Seda lahendust nagu ütleme arenenumatel turgudel täna väga palju ei kasutata veel, et ütleme, ma täna ei ütle, et me sinna Ignitisena ei lähe, aga pigem me täna jah, vaatame, kuhu see turg läheb, mida tarbija nõuab ja siis vastavalt sellele teeme oma otsused. No ma lihtsalt näen siin seda, et kui tegemist on ettevõttega, kes müüb sellist statsionaarset elektrit ja samal ajal ka elektriautodele kiirlaadija elektrit, siis on see ju täiesti selline maas vedelev võimalus väga saada omal mõnusasti klienti ja anda talle väga hea pakkumine tegelikult, ühildades need 2 maailma. Seda küll, aga päris nagu ütleme, siis tekib küsimus, et kui me ise siin ütleme Ignitisena investeerime miljoneid eurosid, eks ole, oma taristu ehitamiseks ja lõpuks nagu müüme elektrit täpselt selle sama hinnaga, millega sa seda kodust tarbid. Ma jah, ei pidangi päris silmas, et sa nüüd päris sama hinnaga müüa, aga lihtsalt, et võib-olla panna sinna marginaal väike juurde või suur, eks ole, aga lihtsalt, et ei oleks nagu olukorda, kus tõesti võib-olla mõnel ööl on elekter seal miinuses, kiirlaadis on ta ikka suur, et kliendi vaatest oleks mingisugune argument. Jah, et me pigem nagu oleme nagu selles suunas, et me täna ilmselt oleme oma kiirlaadijatega Eesti hinnaliider. Mis need hinnad on? Ütleme seal kiirlaadimise puhul on seal kuskil 30 senti kilovatt-tund, et me oleme selle koha veel praegu ja ma arvan, et sellega meil on täna üsna hea hinnapositsioon ja pigem meie pluss võib-olla ongi see, et meil on nagu väga selge hind. Ei ole see, et võtta oma elekter kodust kaasa, aga siis tulevad nagu see ja see tasu ja siis laadimise alustamise tasu ja lõpuks sa ei saa aru, et kas sa siis nüüd said oma koduse hinna või said sa koduse hinna ja siis sa said veel laadimise alustamise tasu, lõpetamise tasu ja veel midagi, et pigem hoiame seda hinda nagu selgena. No see hind on tõesti suhteliselt soodne vist ka Euroopa mastaabis, kui ma praegu mõtlen siin mul kangastusid mõned Inglise
hädakarjed kusagil foorumitest, kus hinnad on ikkagi 60 sendi juures kilovatt-tund ja olid ka ju nad meil Eestis ikkagi see 40-50 juures, ma nagu mäletan. Hinnad on, ma arvan, et Eesti kiirlaadimise hinnad on väga konkurentsivõimelised ja see on ka põhjus, miks tegelikult ma arvan, et ikka väga palju inimesi täna veel ei tea, et ka neil tegelikult oleks juba ammu mõistlik nagu majanduslikult kasulik juba elektriautole üle minna. Mitte lihtsalt sellepärast, et elektriauto on nagu olemaselt parem toode. Ta on ka olemaselt parem, ma tahaks seda niivõrd jurutada siia vahel. Aga sellepärast, et ta on ka sulle nagu tegelikult soodsam. Väga tore. Aeg tiksub ja tõmbame siis nüüd otsad kokku. Ühesõnaga, olukord väga hull ei ole. Absoluutselt mitte. Jääb üle loota, et läheb veel paremaks. Timo Tatar, aitäh. Aitäh. Energia tulevik.